Austatud Tallinna Sadama töötajad ja koostööpartnerid. Tehes kokkuvõtet möödunud aastast, siis teadaolevalt oli eelmise aasta peamiseks märksõnaks koroonaviirus. See oli kriis, millega võitles kogu maailm ja teeb seda siiani. Pandeemia mõjutas Tallinna Sadama grupi tegevusi kõikidel tasanditel. Aga eelkõige oli mõjutatud reisijateveo valdkond, kus kohas me pidime vastu võtma kiireid ja olulisi otsuseid. Need olid seotud näiteks sõiduaegade muutmistega, need olid seotud piirikontrolli taastamisega, termokaamerate paigaldamisega, inimeste ohutuse tagamisega ja nii edasi ja nii edasi. Aga me saime sellega hakkama. Ja siinkohal tahaksime tänada kõiki neid eesliini töötajaid, kes tagasid igapäevase majandustegevuse ja elutähtsa teenuse osutamise. Aitäh teile! Eelmise aasta üheks olulisemaks otsuseks oli asjaolu, et Sadama nõukogu võttis vastu uuendatud strateegia aastateks 2021 kuni 2025. Ja selle märksõnaks oli ja on kestlik areng ja vastutustundlikkus. Mida sisaldab see mõiste kestlik areng? Sellel on 3 erinevat mõjurit. Eelkõige majanduslik mõju, siis sotsiaalne mõju ja keskkondlik mõju. Kuivõrd me soovime olla kõige uuendusmeelseim sadam Läänemere piirkonnas ning me järgime kõiki neid kliimaneutraalsusega seonduvaid nõudeid, siis me soovime seda ka oma strateegias ja igapäevategevuses rakendada. Seetõttu ma arvan, et need põhimõtted, mis on meil vastu võetud uuendusstrateegias, on heaks väljakutseks Tallinna Sadama tegevusele järgnevatel aastatel. Ja ma arvan, et kõikidel huvilistel on võimalik tutvuda nende prioriteetide ja eesmärkidega, kui te vaatate Tallinna Sadama kodulehekülge, kus kohas need tegevused ja eesmärgid on kirjeldatud aastani 2030. Kui me räägime eelmise aasta olulisematest sündmustest, siis kõigepealt peaksime peatuma investeeringutel. Ning üheks olulisemaks investeeringuks on teeterminali valmimine. See on uuendatud terminal, kus kohas tavapäraselt läbib aastas 6 miljonit inimest ning praegusel hetkel on kasutatavat pinda 2 korda rohkem siin, see on ligi 14 000 ruutmeetrit. Aga eelmisel aastal oli ka meil mitmeid teisi väga põnevaid ja huvitavaid sündmusi, mis olid seotud näiteks kaldaelektri paigaldamisega Vanasadamas kõikidel 5 kail, see tähendab Tallinna, Helsingi, Tallinna, Stockholmi liinidel väljuvad reisilaevad on kõik varustatud kaldaelektriga, et tagada puhast õhku sellel perioodil, kui nad seisavad Tallinna Sadama kaide ääres. Üheks olulisemaks sündmuseks oli ka asjaolu, et eelmisel aastal alustati Rail Balticu kaubajaama projekteerimist Muuga sadamas. See võimaldab meil ümber laadida erilastilisi kaupu meretranspordilt raudteetranspordile, et tagada kesk- ja läänesuunaline kaubavedu ning Eesti kaubavedude transiit kõikide teiste sihtkohtadega palju sujuvamalt ja palju suuremas mahus, kui seda siiani tegime. Eelmisel aastal me saavutasime 5 aasta parima kaubavedude tulemuse mahu osas ning me olime üks vähestest Läänemere sadamatest, kes sellise künnise ületas. Suurima osa Tallinna Sadama kaubamahust moodustab vedellast. Aga lisaks sellele on jäämurdja Botnica 3. aastat väga edukalt töötanud seirelaevana Kanadas. See on meile olnud hea koostöökogemus ja ka tulemuslik oma efektiivsuse ja teenuse poolest. Ning me loodame, et Tallinna Sadamal ja Botnical on jätkuv ning hea võimalus tõestada meie meeste ja meie laevade võimekust töötada ka väljaspool Eestit. Üheks olulisemaks sündmuseks eelmisel aastal oli ka meil üldkoosoleku toimumine, mis toimus elektroonilisel teel. Meile teadaolevalt oli see esmakordne Eesti börsiettevõtete ajaloos, kus kohas üle 14 000 aktsionäri sai hääletada ja osa võtta üldkoosolekust 1 nädala jooksul. Me kinnitasime majandusaasta aruande, me kinnitasime dividendid ning me valisime ka uued nõukogu liikmed.
Aga lõpetuseks soovin ma tänada kõiki Tallinna Sadama töötajaid, võtmeisikuid ja juhatust, kes sellel keerulisel ja raskel perioodil said oma tööga hästi hakkama. See lisab kindlust, et kõik seatud strateegilised eesmärgid saavad meil täidetud.